Et nii ma nüüd näitan, et kuna ma mainisin ka, et täna meil peame korra käima natuke Šveitsis ja sõitma veel tükiga Austriat, aga meil ei ole Austria ühepäevane kaart sai meil eile läbi ja Šveitsi seda vignetet aastast me ostma loomulikult ei hakka, siis me peame valima teed sedasi, et me saaksime neid vältida. Ja nüüd ma siin seadistan oma selle navi, eile mul oli peal, ma nüüd siis võtan ühesõnaga võtame maha, et nüüd peaks navi andma meile sellise tee, et me saame sõita puhtalt ilma rahata. Üks väga mõnus pull, vana kõige esimese seeria algne mudel 911. Uur-911. Tore niisugust autosi näha, et nende kõike sõidetakse. Mina alati ütlen, et kõik autod on sõitmiseks. Et autos ei ole mõtet hoida kuskil katte all ja kuskil on kaaris peidus. Nii et väga vahva. Ja nüüd jõuame jälle vahepeal nüüd Šveitsi. Et sinna, kus me eelmine kord olime, ma ei tea, kas filmi tohib. Lasen korra kaamera maha. Ilusti mulle noogutas see tollitöötaja, nii et me oleme nüüd Šveitsis. Ilusad Šveitsi mäed. Ja üks koht tõesti, kui ma soovitan minna, on Šveits. Eelmine kord me käisime, meil on väga šveitsmeelsed. Šveits on väga sümpaatse mulje. Nii, ma ei tea, kas kõik kuulsid, kuna veel üks navi ütles, et ta vahepeal räägib ka meile, oma info edastab. Et jah, et üks koht, mis meile väga ka eelmine kord mees oli Šveits. Et tõesti väga ilus koht, kõigil soovitan, et minna Šveits ja teha üks korralik road trip Šveitsis. Et jaa, seda ma täna ütlen jälle seda, et kuna meil plaan oli, et väldime tasulisi teid, et sõidame mööda kõrvalteid ja täna see on täitsa mõnus, et tõesti, kui täna meil aega rohkem, et vabamalt käes see graafik tänane on nii paindlikum ja ilm on mõnus ja inimesi on vähe ja mingeid seisakuid ei ole ja siin on täitsa mõnus on siin lasta mööda niisuguseid väikseid teid, sõita mõned asulad läbi, aga valgusfoori siin ei ole. Vähemalt siin Šveitsi pool, nii et on siin täitsa mõnus. Et vaatasin näha, et see maantee läheb kõrvalt seal kohakuti, aga ma üldse ei tunne mitte mingisugust üks ilus vana Porsche tuleb siit vastu meile. Cabrio, äge. Et jah, et ei tunne üldse praegu mingit kahetsusest, et siin saab nii-öelda sõita, sai valida see variant. No ega meil ei olnud midagi väga valida, siis mõtlen, ma ei hakkaks üheks väikseks jupiks ja hakka ostma suure raha eest seda kallist 40 Šveitsi frangilist vignetet. Et oleme jõudnud oma tänase sihtkohta, see on Šveitsis ja Autobau Erlebnisfeld. Et automuuseum tundub väga kihvt, väga hea väljapanek, et hakkame vaatama. Meile huvitavat teemast kindlasti, aga eks midagi väga huvitavat on ma kindlasti valnud teile üles, nii et hakkame uudistama. Et siin on kohe ka näha, et ühed minu lemmikud, et siis esimene kohe siin on Ferrari 512 TR ja selle kõrval siis nii-öelda siis facelift eelkäija Ferrari Testarossa. Nii et jah, ja ma olen võib-olla kunagi ka maininud, et ma olen ka sõitnud Ferrari Testarossaga, nii et mul on olnud see võimalus olemas ja
Et siis üks auto, mis ma ka üles filmin, et kuigi siin kohe jõuame selle kõrvalauto juurde ka, aga üks auto, mis mulle tegelikult meeldib. Et kuigi ta ei ole nagu nii-öelda eriti populaarne isegi mitte tänapäeval, hinnad on ikkagi suhteliselt soodsad, aga jah, Ferrari Dino, et algus oli ta Dino, pärast oli ta Ferrari ja 308 GT4, et siis nii-öelda 4-kohaline või 2+2. Et aga mulle meeldib just sellepärast, et ta on 4-kohaline, et kuna mul on nii-öelda pere ka, et osta endale niisugune Ferrari, kus saab pere kaasa võtta, et siis on nagu väga-väga äge. Ja selle mudeli järglane on siis Ferrari Mondial. Et filmin ära ka selle sinise auto, eks ole, milleks on see rahvakeeli Ferrari Daytona, aga päris nime on tal siis Ferrari 365 GTB4. Et kui neid 365 oli hästi erinevaid hästi palju, nii et väga-väga raske on teha vahet, milline nimi millise mudeli juurde käib. Just. Ja see kõrval taga see must on nüüd ka, kas ta on ka 365 BB ehk Berliina Boxer või 512 BB Berliina Boxer. Ma lähen kohe vaatan, ütlen, kumb teil see on. Et siis see must oli jah siis 512 BB, et enne seda oli siis 365 BB, mis on põhimõtteliselt täpselt sama auto, aga mõned väiksed erinevused. Et nii, et ei saa ka iga autos seisma jääda kõigest teile rääkida, aga teen teile väikse ülevaate. Et siin on punane, on siis Dino või Ferrari Dino Ferrari, et 246 GTS. Siin on näha kollane Lamborghini Miura, punane Lamborghini Diablo, taga on Countach, seal nurgas on valge Dedo Massa Montera, millega ma olen sõitnud iseenesest ja on väga huvitav sõidukogemus, ja Aston Martin Lagonda. Et selle ma filmin teile veel üles selle mudeli, et see on siis jah Dedo Massa Montera GT5S. Et need on erinevad mudeleid toodetud sellest Panterast, erinevad versioone, aga see on just kõige ägedam, et mul just meeldivad need laiad esiragatiivad, et osadel mudelitel niisugused tiivakaared hästi nii-öelda välja toodud, aga minu arust see on kõige parem ja kõige ägedam variant. Nii et selline on täitsa pull, et isegi nagu nii-öelda pull, et kõik need pullid, aga see on nii-öelda täitsa minu maitse järgi, et mõnus niisugune macho. Nüüd on küsimus kõigile, et miks ma selle Ferrari Roma Spider siin üles filmin. Aga puht sellepärast teile, et ma lihtsalt tõden, olen julge, ütlen ausalt, auto mulle täitsa meeldib. Ja kuigi ma võib-olla 20 aastat tagasi oleks nagu uskunud, et midagi sellist mulle nii-öelda väga muljet avaldab, aga praegu ongi just nimelt see, et kuna ma ise ka pereinimene ja ma saan nii-öelda sinna taha ka lapsed panna, et kokku autos on 4 kohta, nii-öelda 2+2, et tegelikult oleks niisugune, ühesõnaga, kui mul oleks see tahe ja oleks see võimalus ja tahe, et siis selline tänapäevastest Ferraridest oleks kindlasti selline Roma Spider võib-olla mu esimene valik, et esiteks on ta siis nii-öelda cabrio, pluss see, et ma saan sinna pere kaasa võtta. Et võtame kas või see kõrvaline ju ka väga äge Ferrari, aga mis ma sellega teen ja kuhu ma sellega lähen, eks ole, nii et jah. Ja siin on üks auto, mida ma nii-öelda kohtan elus esimest korda, ma olen selle auto kohta lugenud, et auto on siis nii-öelda Dallara Stradale ja miks ta nagu äge on ta tegelikult selles, ta näeb välja nagu nii-öelda supersportauto ja ta seda ka tegelikult on, aga ta on niisugune mõistlik, et ta on hästi kerge, vaatasin alla 900 kilo ja mootoriks on tal siis 2,3 liitrine Fordi EcoBoost mootor, millest on 400 hobujõudu kätte saanud, nii et tänu sellele ta on, vaatame kohe, mis ta on. Et väidetavalt siis 3,25 sekundit sajani ja 280 km tunnis. Nii et kaalub siis 855 kilo. Et selline äge auto, Dallara Stradale. Ja siis, kõik mis teavad meie vaatajad, mis auto see on. Ferrari F40 ja meil on seekord võimalus, ma seda autot näinud ka, ma kohe ütlen vahepõige, et on olemas üks hästi huvitav tehnikamuuseum ka Sinsheimis, Saksamaal, et soovitan käia. Et see on ka huvitavad autod ja mingid autod, mida ma juba näen, et siin ei ole, seal on. Näiteks Lamborghini LM002, näiteks igast muid asju ka, aga mis tegelikult huvitav on ka, et seal on olemas ka Concordi lennuk ja samas kõrval ka TUU 144, nii et mõlemad üsna sarnased lennukid on olemas ja väga äge, need saab minna ka sisse. Aga tuleme tagasi F40 juurde, seal on ka F40, aga siin ma nagu näha, et on lausa võimalus vaadata, mis on tal mootorumis peidus. Nii et lähme vaatama, näitan teile ka. Et vaatame. Nii, et siis on siis näha, et Ferrari F40 ülelaetud mootor. No väga äge. Ja nüüd me oleme teisel korrusel, siin on enamjaolt Porsched, aga on ka üks auto, mida ma juba altkorrust nägin, et see siin õnneks on olemas ja tegelikult mille pärast ma seega tulin. Ja ma pärast näitan, mis auto see on. See on üks auto, mis on mu vaieldamatu, lemmik lapsepõlvest.
ja noh, eile küll mainisin ka, et Ferrari Testarossa on nagu jäänud ka nagu lemmikuks, aga tegelikult üks teine auto on alati mind rohkem paelunud ja see on nii haruldane auto, et need on väga vähe tehtud ja kunagi oli see ka Sinsheimi tehnikamuuseumis, enam seda seal ei ole, nii et siis mul jäi see auto seal nägemata, aga siin see pidavalt olema on, nii et kui ma selle kohale jõuan, ma näitan, mis auto see on, et minu lapsepõlve nii-öelda üks unistus seda autot nagu näha. Nii, siin on see auto olemas, tegu on siis Vector kaksik V8-ga, et nagu ma ütlesin, mul üks lapsepõlve unistusi nii-öelda autona ja kas autot näha, mul tegelikult oligi tollal, et noh, loomulikult F40 meeldis ja nii edasi, aga oli kaks autot, mis mulle kuidagi nagu eriti meeldisid, noh tegelikult mul meeldis ka Bugatti EB110 näiteks, et need kaks autot, mis minu maitsemelt nagu eriti tabasid, olid siis Cicetta V16T ehk siis auto, millel on 16-silindrine mootor ja teine, veelgi rohkem meeldis mulle siis Vector siis nii-öelda V8 või kaksik V8 ja neid autosid tehti väga vähe, et kokku 17 ja siin on nad olemas, et siin ma nüüd saan teda vaadata, et mis ta endast kujutab, et ma võib-olla teen väikse ringkäigu näitan ära, et niisugune huvitav, kuidas ta siin on. Et selline väga-väga pull auto ja mis teda selles mõttes huvitavaks teeb, et kindlasti mitte võib-olla väga heaks autoks, aga nii-öelda sõita, aga on see, et tal on 3-käiguline automaatkäigukast. Väike lõiguk, et ka huvitav auto. Et kindlasti võib-olla, ütleme, et kui minu jaoks oli minu vanuse sees inimeste jaoks, minu põlvkonna jaoks oli võib-olla, oleneb nüüd kellele, eks ole, et see Vector V8, selline mingi hästi eriline, hästi haruldane auto, siis nüüd võib-olla generatsioon noorem, no mitte isegi generatsioon noorem, aga võib-olla 10 noorem, 15 aastat noorem, ma ei tea, siis siin on näiteks Saleen S7, tegelikult väga äge auto, et selles mõttes, noh ja siis taga on ka näha, et siin on öelda üks uuem ja üks vanem, selles mõttes üks vanem, ehk siis uutest Ford GT-st siis see vanem variant ja siis uuem variant ja siis kõrval on üks, ma eeldan, et see ei ole originaal, ma arvan, see on mingisugune replika, et nii-öelda algsest siis Ford GT40-st. Ma oleksin muus eas mööda jalutanud, et ma ei pärganudki, et siin on täitsa olemas Ferrari F50 mootor, nii et keda huvitab niisugune asi, loomulikult mind huvitab, et see kõlas veel halvasti, et keda huvitab, aga keda nii-öelda et keda eriti huvitab, et siis selline täitsa on siin võimalik näha lähedalt Ferrari mootorit ja oma näpud ka siia külge panna. Võt. Et lihtsalt infoks jääd, et kui ma nüüd selle Vectori V8 ära nägin, siis mul mõtted läksid kohe nagu mujal, aga tegelikult siin on väga palju vaadata, et keda huvitavad igasugused erinevad võidusõidumasinad, siis siin need olemas. Üks korrus allpool, ma ei tea, kas siin on näha läbi võre, on olemas ka vormelid ja asjad, nii et igal juhul ühesõnaga kindlasti väga soovitan kõigile, kelle autod meeldivad võimalust on tulla siia. Asi, mis on ka nagu selle koha nagu eripära, võib-olla mujal kuskil on ka nii, ma ei tea, aga enamalt on ikka nii, et kui sa meid autosid vaatad, on mingisugused 5 nööri ümber ja pead kaugelt vaatama, aga siin sa saad kõike lähedalt vaadata. Siin on näiteks olemas 83. aasta Formel 1 auto, millega siis sõitis nagu näha Alain Prost. Et siin on kõik olemas ja niisugune tunne, et kas viskab pikali ja hakka õli vahetama või võta mootor lahti ja vaata, et mis seisukorrast on. Väga kihvt. Väga kihvt, nii et saab reaalselt oma käe panna peale siia Formel 1 rehvile. Nii, nüüd ma jõudsin kuskile alla korrusele, kus on nii-öelda, nagu öeldakse, raamatukogu ja siin võid istuda maha, mugavalt võid lugeda. Siin on igasugust autoalast kirjandust ja mõtle päris ausalt, et kui ma oleksin ruumis nii-öelda kinni, loodetavasti vabatahtlikult ja nüüd aeg-ajalt tahaks õues ka käia. Aga ma arvan, mul oleks siin kuu aega kindlasti tegevust, kui mitte rohkem. Ja ma näitan seal üks nurka veel, ma liigun pärast sinna näita korra, siin on tesinimest ka, et kus on ka olemas igasugused autokataloogid, nii et mida saab siin uurida. Ja lihtsalt siin üks autokataloog, üks seeria on nagu Šveitsi toodang, Automobil Review ja ühesõnaga see on väga hea. See on ikka väga nii-öelda siis detailne ja mul on ka olemas mõned, mis ma olen nii-öelda kuskilt kunagi saanud kokku osta, olemas täitsa kodus, nii et kui kellelgi on huvi, siis tasub ka soovita neid, et need on väga head. Ja üks auto, mida ma jälle pean teieni tooma, et väidetavalt originaal Cobra, nii et 427, väga kihvt.
ja ühe auto ma veel toon teieni, et tegu on siis Monteverdiga, Šveitsi oma toodanguga. Peter Monteverdi lautsi kunagi tootis, nii et see mudel on siis 375L. Väga kihvt, et ma esimest korda elus näen autot, mis kannab nime Monteverdi. Et väga kihvt. Kunagi oli ka sellel Monteverdil oma muuseum, aga minu teada seda enam ei ole, et minust nende perekond annetas seda autot või ma ei tea, mis teema oli, et need on kuskil, osad on vist kuskil Šveitsi transpordimuuseumis ja ma täpselt ei teagi, peab uurima, aga jah, et neid autosid tahaks ka nagu näha, et seal on ka päris huvitavaid eksemplare. Nii, tere jälle. Nii, nüüd on meil siis kätte jõudnud reisi viimane päev, et me siis alustasime reedel. Täna on meil esmaspäev ja eile oli siis see päev, kui me käisime seal Šveitsis automuuseumis ja pärast sõitsime siis tagasi natuke läbi siis Austria ja siis Saksamaale. Ja nüüd on siis aeg hakata vaikselt selle peale mõõtama, et auto tagasi viia meie rendi kohta. Ja lihtsalt ma räägin ka, et kuigi meil näitab, et siin on veel sõita 33 kilomeetrit, aga praegul auto ütleb mulle, et sellest hetkest, kui ma ära nullisin ja mul läks alguses niuke, ma kohe ei saanud seda tehtud, et 18 kilomeetrit ma vaatasin, ma sõitsin, oli jõudnud juba sõita, aga auto näitab jah, et 926 kilomeetrit oleme sõitnud. Lisame siis siia veel selle 33, mis juurde tuleb, et see tuleb siis 960 ja paneme sinna otsa veel 18 umbes, et kokku tuleb napilt alla 1000 kilomeetri, 980 kilomeetrit ja võib-olla mõni kilomeeter vähem. Aga kuna me teeme vahepeal siin enne, kui me sinna kohale jõuame, võib-olla väikse pausi või söögi pausi kuskil, nii et võib-olla me saamegi 980 kilomeetrit kokku. Aga ei, selles mõttes, et meil oli väga kihvt reis oli ja nii ongi, et ma mingi hetk, et ma seda nüüd jooksvalt siin ei tee, et olen tagasi kodus. Kindlasti kõik huvitavad ka kalkulatsioonid, et palju raha kulus sellise reisi peale, et ma teen selle ära, annan teile teada ja nii ongi. Ja lihtsalt ma loen siis ette, mis see praegul on, et praegul on 926 kilomeetrit, näitab see, natuke tuleb veel lisaks, ning 18 kilomeetrit tuleks veel siin otsa niikuinii panna, kuna siis me olime natuke jõudnud sõita enne, kui ma siin ära nullisin. Aga praegul ütleb, et me oleme siis kokku sõitnud selle autoga 16 tundi ja 33 minutit ja 56 kilomeetrit tunnis on meie keskmine kiirus ja keskmine kull on 69 liitrit sajale, mis on väga okei, et me siin täna tulime ka, eile tulime ka, mõned autobaane sõitsime seal 170, 200 korra sai ka ette. I could not find any results. Et ühesõnaga, jaa, aga väga tore, et igal juhul, et ma loodan, et teil on huvitav vaatamine ja eks ma selle nii-öelda lõppu teen veel siis, kui me oleme juba tagasi kodus. Nii, et alustasin oma ülesvõtted siis ühelt rõdult ja lõpetan siis teiselt rõdult, enda isiklikult rõdult. Ja ma teen siis kokkuvõtte, et nagu lubasin, et palju kõik see asi maksma läks ja mitte ainult sellel korral, vaid ka eelmisel korral, aastaks 2024, kui me Z4 käisime sõitmas ja Šveitsis ja Zermatis. Nii, ma vaatan nüüd kohe, et mis me numbrid ma kokku saan. Ma alustan siis eelmisest aastast ja vaatame, mis meil siis kalkulatsioon näitab. Nagu mainisin, et eelmisel aastal oli natuke pikem. See sõit oli kokku 5 ööd, nii et sealt olid kulud suuremad. Ja kokku läks siis kõik asi, siin ma olen enam-vähem kirjutanud täpselt, aga loomulikult ei ole 100% see nüüd siin võib-olla õige, aga enam-vähem nii ta on. Et kokku läks siis kirjas on mul 3238 eurot ja 74 senti. Et see oli siis see nii-öelda siis Münchenist alustasime, siis oli Zermatt Šveitsis, siis vahepeal ööbisime Liechtensteinis, käisime Austriasse tagasi siis Saksamaale. Ja sellest olid siis lennupiletid, olid 850 eurot kahele, mulle, mu pojale. Autorent oli 756 eurot. See oli siis Müncheni kesklinnast võetuna ja see tuli natuke kallim. Hotellid olid kokku, ma kohe vaatan, meil oli siis 5 ööd, olime hotellides ja kokku oli 830 eurot. Kui ma võin kohe ära öelda, et kui me tahtsime olla Liechtensteinis, et see oligi kulukas. Et tegelikult ma praegu võrdlesin praeguse reisiga, viimase reisiga ja kui ma oleksime olnud selles hotellis, näiteks kus me seekord olime üks hotell, siis tegelikult ma oleks saanud peaaegu pool odamat selle öö. Et me maksime selle Liechtensteini hotelli eest, maksime 210 eurot.
aga sellel korral maksime üks hotell, mis ei olnud seal kaugel. Ma ei mäleta, et kas see oli niimoodi, et see oli 30 kilomeetrit sõita ja 20 minutit või oli ta 20 kilomeetrit ja 30 minutit, aga suht lähedal. Ja sellest maksime seekord 124 eurot vist. Vabandust, 128 eurot. Nii, et ühesõnaga hotellid olid siis, nagu ma ütlesin, eelmisel korral kokku 5 ööd olid siis 830 eurot. Siis kütus läks 155 eurot ja igasugused muud kulud reisil olid 520 eurot, mille sees olid siis ka see Šveitsis see 40 Šveitsi franki maksnud see vignette pluss siis sama asi ka Austria jaoks veel 15 eurot, kokku 55 eurot. Ja eelmisel korral oli niimoodi, et oli ka reisikindlustus, see on ka siin summas sees, kogu summas ja see läks maksma 124 eurot. Aga ma tegin selles mõttes vea eelmine kord, et ma seekord märkasin, et kui me võtsime ka nii-öelda reisitõrke, et kui peaks midagi juhtuma, me ei saa minna, et me makstakse raha tagasi. Ma eelmine kord ei märganud, et see nii-öelda reisitõrke summa on nii-öelda ühel inimesele, et kui sul on siis 2 inimest, siis sul korrutatakse 2-ga. Ja ma tahtsin eelmine kord nii-öelda siis võtta 2000 euro väärtuses, aga olin võtnud kogemata 2000 eurot nii-öelda per face, et võtsin 4000 euro väärtuses. Et kui ma tagantjärgi vaatasin, et kui ma oleks võtnud siis 1000 pluss 1000 kokku 2000, et siis ma oleks tegelikult maksnud selle eest 75 eurot. Et siin ma praegu ise olin rumal, maksin kogemata rohkem. Nii et 50 eurot võiksid nagu sellest kogu summast maha võtta. Ja siin oligi, et ma ütlesin, et 3238 eurot, 50 eurot veel maha võtta. Ja samamoodi see ööbimine, nagu ütlesin, et see meie soov oli ööbida Liechtensteinis, maksime 210 eurot, aga oleks võinud ööbida ka samas lähedal Austrias. Ja oleks maksnud seekord, olime seal 128 eurot, nii et siit oleks ka veel saanud maha võtta niuke, mis meil 80 eurot. Et seega tuleks kokku siis niimoodi arvutades 3100 eurot. Võt. Aga ja ühesõnaga, ka meil läks see reis maksma 3238 eurot ja 74 senti. Nii, aga sellel korral me olime lühemalt, et olime 3 ööd ja see kogu reis läks maksma siis 1887 eurot, millest siis lennud olid 624 eurot jälle 2-le. Autorent oli 590 eurot. Siis hotellid olid seekord niimoodi, et kuna meil ka üks perekonnaliige elab Saksamaal, siis me ühe olime seal, aga nii oli, siis olime 2 ööd olime hotellis ja 2 hotelli kokku läksid maksma meil siis 276 eurot. Reisikindlustus, seekord samuti võtsime reisitõrkega, aga kuna algkulud olid natuke väiksemad, et siis me nagu võtsime nii, et ma tahtsin, et kogu summa oleks, ma oleks võtnud isegi natuke suurem, aga seal ei saanud valida, olid niisugused astmed ja siis ma mõtlesin, et võtan siis kokku 1000 eurot ehk 500 pluss 500 ja seekord läks meil maksma ainult 39 eurot. Siis sellele lisandub siis, meil olid need muuseumipiletid, kus me käisime automuuseumis, Autobau Erlebniswelt, selles muuseumis oli 24 eurot ja kütus kulus meil 119 euro eest. Ja siis kulud reisil lisaks olid siis kohapeal, mis kulus oli 215 eurot, mille sees olid siis need igasugused maanteemaksud vigneted, et siis see, mis me Austrias ostsime, 9 eurot 30 senti, 9 eurot 70 senti, mis ta oli, see vignette ja siis lisaks veel need Streckenmaut, mis me maksime seal 12 eurot ja 12 eurot ja 12 eurot pluss siis need Itaalias kohapeal ka, siis meil läksid mingi vist 4 eurot oli vist. Nii et kokku siis 1827 eurot. Aga siin on jälle see, et ühe öö olime nagu öeldakse tasuta, nii et kui siia see üks öö veel juurde panna, ütleme, et siis oleks me saanud kokku siis 2000 eurot, et võiks nagu öelda, et see reis läks maksma siis 2000 eurot ja eelmine reis, nagu ma ütlesin ka, et meil läks küll 3238 eurot, aga kui oleks selle hotelli võib-olla võtnud ühe, loomulikult eks need hotelli oleks niikuinii saanud valida, kes iganes oleks tahtnud. Aga praegu meil oli nagu niimoodi, et me tahtsime seal Liechtensteinis olla, või nõus sellest maksma, aga tegelikult kui me nii-öelda, kes selle peale välja ei lähe, saab sealt natuke odavamalt, pluss reisikindlustuse maksin ise natuke komati juurde ja tegelikult kui me vaatame lennupileteid, et samuti nagu meil seekordki oli, et Tallinnast Münchenisse tagasi, et sellel korral me saime 624 euroga,
eelmine kord maksime 850 eurot, et noh, see nii-öelda siis on suhteline, et pead vaatama kuupäevasi. Nii et ma arvan, et oleks ka 3000 euroga umbes hakkama saanud. Nii et jah, nii et 5 ööd umbes 3000 eurot ja siis 3 ööd seekord siis 2000 eurot. Ja ma ütlen ka, palju me siis kokku sõitsime, et sellel korral me sõitsime siis kokku 983 kilomeetrit. Sõitsime seekord siis kokku. Ja eelmisel korral, ma kohe vaatan, eelmisel korral me sõitsime 1115 kilomeetrit, ehk siis mitte väga palju rohkem. Vot, aga nii see on, et igal juhul, et mõlemad reisid olid toredad, et kellel andis inspiratsiooni, soovitan minna, soovitan kogeda, eriti meeldis Šveits, aga Šveits on kallis. Et isegi me käisime seal, nagu ikka oma lapse käid, et miks mitte minna McDonaldsisse ja seal oli kahe peale, nii-öelda kahe leine maksis 40 kohalikku, ehk siis põhimõtteliselt 40 eurot, et ei ole kunagi nii kallis McDonaldsis käinud. Aga ei, reis oli väga tore, seekord oli ka väga tore. Mõned autod olid väga toredad ja veel suur tänu mul pojale, et kes mul sellel korral kõik üles filmis, aitas mind sellega väga kaasa, oli väga tubli. Aga aitäh teile, nii et järgmiste seiklusteni!